esimesi asju, mida me mõtleme, kui me räägime taimekaitsetöödest, on seemnete puhtimine. Sest seemnete puhtimine haiguste vastu on tegelikult kõige odavam viis kaitsta oma põldu edasise kasvuperioodi jooksul. Teadupärast talvikultuuridel me räägime väga pikast perioodist, peaaegu aastast. Pasvi teravilja fungitsiidide sektoris on meil ka üks väga tõhus toode nimega Kinto Plus, mis siis on puhis praktiliselt kõikidele teraviljakultuuridele, välja arvatud kaer, aga ka kaer tuleb siin paari aasta jooksul meil registrisse. Puhise mõte tegelikult on selles, et ta peab kaitsma lisaks nendele haigustele, mis on siis kas seemnest või mullast tulenevad, tagama ka teatud määral kasvueelise. Ehk siis teisisõnu öeldes, üks konkreetne hea puhis ei tohi pidurdada seemne idanevust ja tärkamist. Ta peab olema sama hea või isegi parem selles kohast. Teine kindlasti on keskkonna aspekt, et üks puhis peab olema selle operaatorile, kes seemneid puhib siseruumis, äärmiselt ohutu. Ehk ta ei tohi tolmata puhtimise ajal ja ta peab olema tugeva värvusega, et on aru saada, et tegemist on hea puhisega. Kui me räägime erinevatest Eestis müüdavatest puhistest, siis tegelikult me tahame, et te pööraksite tähelepanu nende sisaldusele. Täpselt nii, nagu te ostate tegelikult omale väetiseid, NPK väetiseid, te jälgite palju on lämmastikku, palju on kaalium, palju on fosforit seal sees, siis samamoodi tegelikult tuleb ka puhise ostmisel vaadata toote sisse. Ja siin juures oleval tabelil tegelikult on väga hästi ära näidatud see, et mis on peamiste Eestis müüdavate puhise preparaatide sisaldus ja nende siis kulunormid ning me võtsime ka jaehinnad, mis on siin turul levimas. See mõte on siis see, et kui me vaatame seda tabelit, me näeme, et siin on üks toimeaine fludioxoniil, mis on pärit Syngentast ja mis sisaldub ka meie Kinto Plussis. See sisaldub kõikides olulistes puhtimispreparaatides. Ja siis on mõned varieeruvused toimeainete vahel. Aga mida ma tahaks tegelikult siin juures rääkida on see, et nagu ma ütlesin, kui te süvenete sellesse, kui palju te mingi konkreetse puhisi juures saate konkreetset toimeainet, korrutate see läbi kulunormiga, siis te saate toimeaine summaarse koguse tonni kohta. Ja vaata, siin ongi see võib-olla selle asja rebu. Ehk siis teisisõnu, kui me võrdleme juures oleval slaidil olevaid erinevaid preparaate, me näeme, et tegelikult Kinto Plus on äärmiselt täislaetud toode. Tegelikult turud kõige täislaetuim puhis üldse. Nüüd teine aspekt, mida me peame vaatama selle asja juures, on palju siis see konkreetne hektari hind meie jaoks tuleb. Me võtsime siin hektari hinna arvestusse 200 kilo seemet hektarile, jagasime siis minimaalse ja maksimaalse kulunormiga läbi ja tegelikult siit joonistub välja üks asi, mida me tihtipeale kohtame, kui meile öeldakse, et aga jah, Kinto Plus on natuke kallis. Tegelikult ei ole kallis. Et ei tasu osta liitri hinda, tasub osta sisaldust ehk toimeaine hinda. Ja siin juures võib küll hea meelega tõdeda, et tegelikult Kinto Plus on äärmiselt kulutõhus preparaat. Loomulikult Kinto Plus on hästi efektiivne kõikide peamiste nii seemnes kui mullas olevate patogeenide vastu ja tagab teile selle vajaliku esimese kaitse. BASF. We create chemistry.